Eelmine vlog oli väga dramaatiline. Lähme tagasi igapäevaellu. Märten tuli siia Paavli kanti massaaži ja mina mõtlesin, on hea aeg minna Paavlisse ja ma alustan seda käiku siin angaarist. Kes ei ole siin käinud, on siuke angaar, ma olen siin ainult ühe korra käinud. Ja siis ma olen Paavlisse. Mõtlesin, et ma hullult filmin seal Paavlis, aga veits imelik oli selles suhtes, et seal on nii palju rahvast, et ma oleks nagu mingi loilakas seal oma sellega. Oi, Märten tuleb. Ühesõnaga, ma sain Paavlist mega palju ägedaid asju. Mega palju. Oi, ma teen vlogi. Tubli oled. Ühesõnaga, aitäh. Ma saan seekord ise ukse, jah. Ühesõnaga, oota. Ma räägin niimoodi, et issand, oota, ma ei tea, kas mind ühendas jälle siia ära, pärast ei ole mitte midagi kuulda. Oota, kontrollime. Ühesõnaga, meil on 16.20 on meil täna kogu perega ja lastega ka sünnimärgi kontroll. Aga kuna kell on alles 3, siis ma tahaks väikse ampsu võtta ja ma lihtsalt pean teile ütlema, et mul oli täna, ma arvan, elu kõige edukam Paavlis käik. Nagu reaalselt. Märten enne ütles, et ma jätan auto sulle, et äkki sul hakkab iga vahepeal, sa tahad kuhugi minna. Ma ei jõudnud reaalselt üleval korrusel, ma jõudsin 2 seda rida läbi käia. Ja ei, ma ei jõudnud naiste asjadenigi. Või noh, nagu kleitide asjadeni. Ühesõnaga, mul olid nii head asjad, mis ma täna leidsin, et ma julgenud oma korvi maha jätta riiulite ette, vaid ma tassisin seda kaasas nagu esmasündinud last, sest ma olin nagu someone will steal this shit. Aga they did not. Nii et, oi, Märten, sa saad olema šokeeritud, kui ma sulle näitan kõiki neid asju. Ma näitan siis teile ka, ma teen teile pärast ühisvaatamise teie ja Märten. Me lähme nahakliinikusse ja Marta, miks tuleb sünnivärke kontrollida? Sina tead? Aga mina ei tea mitte midagi, mina ei tea, mis sina teha. Sina. Ei, see mu sõrm. Läks mööda. Sul läheb mööda. No, kallis. Nii. Veel. Nokitse mu sõrme. Oli hea või? Üks väike tükik on veel. Läks mööda. Said. Tubli. Ainsad, kellel on persemusi teinud sina ja Make It Nice. Bosse pani ka sulle persenäkku. Tema enam ei tee. Jupe, nunnu. Vaatan, kas temaga on alt poolt siukse näoga nagu... Ta ei taha näidata. Tõsta pea üles. Aitäh. Ei, tema on nii ormas sealt olnud. Oi, jumal, oota, ma teen pilti. Eile suure urraaga lubasin, et näitan teile oma Paavli saaki. Aga ma ei näidanud, ma läksin hoopis koju ja hakkasin pasteeti tegema, mida ma ka ei filminud, sest et Märten ostis üks päev veisemaksa. Et oli mingi proovi hoopis veisemaksa pasteeti teha. Ja minu peas ma eeldasin, et seda tehakse samamoodi nagu kanamaksa pasteeti, et viskad lihtsalt pannile ja blenderdad läbi asjans. Siis kodus teen Google lahti, vaata, mine persse, see on mingi nagu kurdi 2 tundi hautamist, riivimuskaat, pähklit, sidrunikoort, ma ei tea, anna verd, ristteel, südaöösel koos 4 kitsega. Ühesõnaga, see oli horrid, ma jätsin selle pooleli, ausalt öeldes, ma teen täna lõpuni, aga ma eile autasin selle liha ja mingid pärgid ära. Kes võiks arvata, et veisemaksa pasteeti käib sealiha, aga iga retsept nii ütles, nii ma tegin. Ühesõnaga, ma läks eile lapesse, siis ma hakkasin juba neid pesusid pesema ja eks ma pärast näitan teile. Ja meil oli täna Märteniga plaan. Meil on vaba päev, me peame midagi tegema. Lähme erinevatesse kaltsukatesse. Maailm on meie auster, linn on meie vaagen. Aga mina hoopis hommikul tegin siukest asja, et ma sisestasin skämmer Elisa arvele oma PIN 1 pangas. Mitte 1 korra, mitte 2 korda, vaid 3 korda. Mitte ainult telefonis, vaid ka arvutis. Aga see tädi ütles, et tuleb vaadata seadmeid üle, et ühesõnaga. No mis seal siis ikka, panin siis oma limiidid hästi väikseks, kustutasin oma Smart ID ära ja nüüd ma pean minema panka
ja tegema endale uue kasutajatunnuse üldse, sest kuigi ma PIN 2 ei pannud, siis teate, miks ma ei pannud PIN 2 või? Sest et Märten kõrvalt rabas mu telefoni ära ja ta oli mingi what the fuck are you doing? Mul tagus peas taldrikuid kokku, ma üritan 4 arvet maksta, mida sa tõmbled siin? Aga ühesõnaga, tead, elus võib hullemaid asju olla, nii nüüd me käime lihtsalt Swedbanka kontorist läbi, teeme uue kasutajatunnuse, eks ma pärast teen siis endale uue Smart ID ka ja siis me lähme erinevatesse kaltsukatesse, nii et tegelikult midagi hullu ei juhtunud. No, minu uus moto on alati võiks hullem olla ja praegu ei ole üldse hullu. Mina ütlen vahemärkusena, et mul meeldib su see dramaatilisus, et Märten rabas telefoni käes, ütles, mida fuck'i sa teed, röökis mu peale. Okei, sa ei teinud seda, vaid... Ma olin nagu, muisukene näite siia, mis asja sa teed siin praegu. Jah, mina üritasin just PIN 2 sisestada. Rahulikult, mina läksin kettesse, et ära sega, ma tahan rahulikult Elisa arvet. Ja siis ma olin küll niimoodi, et kas sa ei näe, et siin ei ole Elisa tead, miks üldse Märten teada sai? Sest et point on selles, ma sisestasin selle PIN 1, ta viis mind nagu Swedbanka, nii sisestan PIN 1, aga ta ei lähe sealt nagu edasi, et ma saaks maksta. What the fuck, panin kinni, sisestan uuesti, panen uuesti PIN 1, mingi, mis toimu? Siis proovin telefonist, äkki mul on arvuti oma. Ikka ei saa. Ütlesin, tead, sitta sellega, ma lähen sinna Elisa iseteenindusse, et sealt kaudu ma ikka vast saan ära maksta. Siis vaatan, eraisikul 0 euri arveid, äril 0 euri arveid, et mis 27 eurot see on? Ja siis mina ütlen Märten, et saad aru, mis kuradi värdjad need Elisast on, saadavad mulle arveid ja ei olegi sükest arvet. Ja siis Märten oli, ootake, näita mulle seda arvet. Ja siis ta oli mingi, esiteks, saatja, mingi saaja Ivar. Ma ei olegi kunagi väitnud, et ma olen intelligentne inimene. Vastupidi, ma olen öelnud, ma ei ole kõige kirkem kriit. Mind skämmida on sama madal kui Liis Haavel neid pensionäre. Mind skämmida on sama madal kui kaalulangetus grupi ees müüa küpsiseid. Mind skämmida on sama madal kui puuetega inimeste koja ees väike laenu pakkuda. Kiirlaenu. Vaat see on see, kuhu maailm on jõudnud. Mind skämmitakse. No mina muidugi kohe usun ka. Ma ei tea, Märten võib-olla ei luba mul enam kunagi netipanka kasutada. Ma pean iga kord küsima hakkama ta käest. Nüüd sa kõlad nagu mina kontrolliks su netipanka. No nüüd mulle tundub, et sa peaksid kontrollima. Mind ei saa usaldada ju. Kellelt ma veel seda küsin ise, sa oled mu abikaasa. Et ühesõnaga jah, et siis lähme nüüd panka. Vaatame, kas nad naeravad mulle. Ma isegi lollakas olen. Ja siis lähme kaltsukatesse. Ootaga, ma ei saa maksta ju. Sina keristad välja siis. Järgime nooli. Ma ütlen ausalt, ma võin Swedbanka kontorisse ka minna ja ma annan kuskile fake või kelgis enda mingi. Palun võtame lifti. Ma tahan Swedbanka. See mis uhke maja see on. Mis uhke maja see on. Siin küll skämmi ei saa. Swedbank mulle andis teate, oma kätte. Nii, pangas käidud pool tundi nagu naksti, sain uue kasutajatunnuse, tehti uus Smart ID, kõik on tehtud, paljaks mindi röövitud, logiti mu Smart ID välja igalt poolt mujalt kui ainult minu telefonist. Ma olen nii kaitstud nagu vanajumala selja taga ja ma tahan teile öelda, et mind teenindas seal Swedbankas Malvi Lõhmus ja ta oli jube tore, jube armas. Soovitan, mis ma tast soovitan, sa võid panka minema selle jaoks, aga lihtsalt ma ütlen, hästi tore oli, ta üldse ei mõnitanud mind, et ma loll olen ja värki ja aitas mind igati. Nii et tõesti ma tunnen ennast nüüd väga hästi. Vaata öeldakse, et kui sul näiteks nina kinni on, siis sa igatsed neid aegu, kus sul nina lahti oli, aga sa ei oska seda muidu hinnata. Ma tunnen ennast kuidagi nii turvaliselt nüüd ja ma enne ei osanud seda üldse hinnata. Märten kogu aeg ütleb, ära maksan suvalistel lehtedel oma pangakardiga. Ja mina alati mõtlen, kes see skämmiks teist inimene, kes see mind skämmiks? Tuleb välja literaali igaüks, nagu ma olen nende maiuspala. Ma olen skämmijate märgune nagu, ma usun kõike. Ja sellepärast ma abiellusin Märteniga. Mul kõige rohkem meeldib see, kuidas sa räägid, et mina räägin sinuga. Ära maksa lehtedel.
Millal varasõlani? See on dramaatiline liialdus. Jaa, aga inimesed ei saa sellest aru. Okei, te ei räägi niimoodi, nagu mina ka ei räägi niimoodigi. Aga jah, ma pean arvestama, et kõike võetakse tähepäev. Ma nägin, keegi oli jätnud YouTube'i või blogis oli jätnud keegi kommentaari, et alguses ta kahlustas Märtenit rohkem, et nüüd ta kahlustab nagu vähem teda, et ta nagu võib-olla nii hull skämmer ei ole, aga üks asi, mis teda reedab, on kehakeel ja et alati ta keerab mul pilgu ära ja mulle selja. Mõnikord mina isegi ronin kassu, aga natukese aja pärast on mind jälle õla taha lükatud. Ja vaadake, isegi praegu siin videos Märten vihase näoga vaatab isegi mujale. Ta isegi vaatab mu poole, vaatab teed, nagu ma oleks tühi koht talle, isegi vihase näoga, ta isegi naerata. Vaadake. Sest et ta vihkab mind. Täna on parim päev maailmas, mind on päästetud. Ma sain teada, et ma saan ühele oma Insta-subscriberile kinkida Purmani ööbimise, saate aru, Purmani ööbimise. Ja nüüd me tuleme uuskasutuskeskusse. Kõik on -50%, no see päev on imeline. Nii külm on. Esiteks palun vaadake, kui suur soolalamp, ullala. Ja kes soovib stiimida, mulle tundub see täiesti uus Philipsi stiimer. Näete, et on isegi kasutusjuhend olemas. Ja see on Mustamäe uuskasutuskeskuses. Nii et päris äge. Vaata, rahakratt on ühe oma särgi siia toonud. Mis sellega teha saab? Ma arvan, et mitte midagi erilist, sellest muidu peaks seda siia toodud. Kuule, siin võib olla ju... Kuule, vaata veel üks aurutaja. Kuule, vaata, jäätise masini palju odavam kui see, mis on see Ninja Cream. Küsin kohe ChatGPT käest, mis asi see on. Kas mulle sobiks siuke portfell või? Põhimõtteliselt küll jah, kusjuures ma peaks näitama pildi peal ka. Ja vaata, mul on isegi nüüd jäätise masin, see on sama hea kui Ninja Ice Cream Maker. Ma arvan, ma kodus proovin, mis ma ütlen, aga... Ja see portfell... Ja vaata seda kasukat. Muidu ma alustan uut elu. Ja kuule, täna on poole hinnaga ka veel kõik. Mine emmi. Ma on nii õnnelik, ma ei saa aru, miks. Okei, ma tõesti näen veel nagu koopa inimene. See on nii tihke, see on nagu see pargitud kopra nahk, vaata. Kuidas barett sobib? Sobib ka. Päriselt või? Jaa, päriselt. Ära siit film, ma maiustasin taimi autos ja nüüd ma natuke must. Nii, kus ma näen? Sobib sul tõesti, väga hästi. Ja vaadake, mis ma veel leidsin. Täna on parim päev maailmas. Ja veel -50%. Nii, vaatame, palju see maksab. Mis sa arvad? No ma ei tea, 30. 28, nii -50%. 14 euri. Ole vaikku. Miks kõik asjad, mis ma ostan, on pruunid? No aga see on väga... No vaadake. Retro T-särk. Ma väga tahaks seda seelikut ka, aga ma vaatan, et see on suurus 10, noh, see on suur mulle, aga isegi see on väga äge. See keep-hä. Mulle meeldib see, et Malju tõmbab jälle mingi asja välja, siis mõtlen jälle okei, ja sa jälle tõmbad mingi brändika välja. Et sul läheb täna väga hästi, musi ausalt. Väga ilus on lihtsalt, asi ei ole brändis, asi on selles muidu, ilus. Jaa, aga point on selles, et need on kvaliteetsed asjad, mis sa oled järjest saanud valida endale. See on see, selles on asi. Ma priidi vähe võtta, aga mulle meeldib lihtsalt. Ma ütlen, mul on maailma parim päev ja keegi ei saa mind bring it down välja arvatud see üks kämmer, kes mind napilt oleks paljaks teinud. Te arvate, kui ma selle pusa ära ostan, kas mind hakatakse ka miljoni pidudele kutsuma või? Ja mis see oma investeering oleks, see pole hindagi. Aga ühesõnaga, kutsuge mind ka. Tahan ka... Tead, mis sa võid selle panna ju Wagenkülli selga endale märtsis? Ai. Ma ei tea, kas ma olen juba maininud, aga täna on mu elu parim päev. Ma sain roosad pitsid, või asja parim koht maailmas. Nii, ma panen nüüd kinni, ma hakkan maksma. Hakka maksma. Võtan selle eest ära siit inimesed. Ma oleme Mustamäel siin ristiku, punane ristikauplas. Ja vaadake, ma mäletan, kui mul üks titt oli väike, siis ma täiega tahtsin siukest. Ma ei mäleta isegi, kas ma lõpuks ossin ka siukse või sain kuskilt. Aga 50 euri. Mõtle, paned oma tita siia sisse, kui nunnu.
aga mõeldes titadele ei taha. Eile me Balti jaamas just maitsesime käntsaka liha. Vaata musu. No? See ongi selle asjaga koos. Nagu tal oli, jah? Võtame. See maksab 122 € või? Ei. 64. No okei, seda me võime endale lubada. Ega ma see mulle tegelikult tavaliselt see väga ei meeldi. Aga eile maitses juba, oh my god, ma olen jälle nii... Nüüd ma kardan midagi hakkab persse, ma olen liiga õnnelik olnud täna. Parantsusepärane kurkumiga rössai ja ma ostsin täna ideaalsed serveerimiskandikud. Ma pean täna siuksel laua katma. Me oleme täna vales Prismas ja siis on kõik tagurpidi, nii et peame otsima õigeid kohti. Need on iga kord erinevad. Eelmine kord mul ei olnud siukseid suuri roosasid, vaata. Aga need on head, jah. Üks pakk maksab 1,98. Jah. Need ei ole normaalsed, need kõik ilusad. Seda ongi vaja meil. Seda ongi meil vaja. Aga seda teise maitse vist ei ole praegu või? See, ja ma tahan seda, mul veelib see rohkem. Mina igatahes julgen neid soovitada. Mul need Colgate'id tavaliselt üldse ei meeldi. Aga need on head. Noh. No kas lund ka seda Lähme koju, mul on kõht tühi. Läheme koju sööma. Ma tõin naise nüüd Pirosmanisse, see on üks lemmikuid kohti mul, sest siin on maailma parim lammas. Lambakarree on siin tõesti best. Et ma ei saa tuua. Kuidas tolma meeldib? Normaalne. Soola tuli juurde panna ja leht on natuke paksu. Ma ütlen ausalt, Pirosmanis on üks väga hea asi ja see on see lambalihasusslõkk ja see on Eesti parim minu jaoks. Ma olen siin 20 aastat käinud, 15 aastat käinud. Sa isegi ütlesid ka, et Istanbulist parem. No, siis ootame seda. Ärme raiska ruumi nendega. Esimene emotsioon. Alati parim. Vaadake, mina tegin nüüd lõpuks selle veisamaksa pasteedi valmis. Täitsa maitsev oli ju. Ma panen ta karpidesse. Mulle meeldib see, kus on rohkem kui see linnupasteet. Okei. Ja siis paar marja veel. Mis nad veel võivad tahta? Ootame külmkappi, mis seal midagi jäänust on veel. Päris nad ei õhkud kaklema, kes tahab marja endale. See tõesti peasid siukest asja juhtu. Aga ma panen siis karpidesse ja siis vaatame edasi, mis elu toob. Oota, ma vaatan külma. Issa, ma oleks nuksi saanud praegu. Kanadel on korralik pidusöök, need siin, ma ei tea, mis möga see kõik valmis tehtud on, aga see näeb väga isuäratab välja, ma pean ütlema. Oo, neiud! Hallo, olete elus või? Mulle meeldib see, miks sind siuksesse kohta on pandud. Mis sul toimub, kuule? Mine õigesse kohta tagasi. Siin pool on soojem ju. Sa pead seal sees pool elama. Nii, tere tüdrukud, vaadake, mis ma teile tõin. Süüa. Tulge siia. Miks te selle kõik üles olete kraapinud siin? Hakake sööma. Head isu. Kõik sööma. Kohe. Ma teen teile uue vee ka jälle. Te olete selle heina täis visanud. Ja siin on meil 4 väga ilusat muna. Need ma võtan kõik kaasa. 1, 2 nagu munavaras. Nii, ja nüüd vaadake seda. Uus kauss ostetud, mis oli see Punase Risti pood, kus sina ütlesid, seal pole mitte midagi. Vaadake seda kaussi. Ja nüüd ma panen siia rihmakommid. Ma ei mäleta, kas ma eelmine kord rääkisin selles stories või rääkisin selles vlogis. Aga kui rääkisin vlogis, siis kuulake uuesti. Rihmast ostke seda kommi. Siin on nagu kõik Fatseri kommid, mis on nagu vale kujuga, vaata. Või pole nii ilusad. Ma ei tea, mis neil häda on. Igatahes need pannakse siia kokku ja siis sul on lihtsalt perse täis komme. Ja see on väga odav. Kõik on erinevad ka veel. Saad selle, ma armastan seda, kui mul on nagu palju valikut. Ja nüüd see on minu kommikauss. See läheb sulle voodi kõrvale? See läheb mulle voodi kõrvale, öökappi ja sealt ma niimoodi viitsutan peoga. Ma arvan, et ta kestab mul kuu aega. Ma arvan, kuu aega kestab see mul. Light.
For the mister. Inimesed on nii kiire selles IKEA-sse minemisega, et oli nõus kohvi ümber valama. Isegi ära pesema. Isegi ära pesema tassi, jah. Kohvikas mingi 2 kuud me nõutud. Kas pesid seda korralikult ikka? Pesin. Me jõudsime lõpuks IKEA-sse. Minu masendunud kaasa... Mina ei ole masendunud, sina oled masendunud. Minu masendus on asendunud rõõmuga ja Moll ütles isegi, et äkki shut the fuck up, et ära ole rõõmus, et ma ei jaksa naerda nii palju. Aga siis ta kohe shut'is ta fuck up ja nüüd me kõnnime vaikuses IKEA-sse. Jah, aga minu lemmikkoht IKEA-s on alati see nurk, ma kohe näitan teile. Leiu nurk on mu lemmik. Siis äkki ei peagi edasi minema. Jah, tänast õnne teades võib siin samas jopata. Näeb üks osa lauast on ikka olemas. Nii, valet värvi ainult, aga... Kusjuures siin isegi on mingid kirjutavad 60% soodustus. Ma saan aru, aga vaata miinus on sellel see, et ma tahaks, et tal oleks sahtlit. Ta on nagu ilus küll, on ju. Aga ta on valede värvidega tegelikult, muidu. Idanas. See on väga ilus, jah. Mul ei ole panna seda mingi. Meil on suuremat maja vaja. See ongi Alex Ratas sahtliboks. See on üks nende... Aata, kas on võib-olla hästi liiga madal. Sest kui ma istun siin... Ei, aga mul ei mahu jalad siia alla. Oota, kui ma olen. Ja see plaat tuleb siin peal. See võib-olla ongi üks nendest, mida meil vaja on. Ja see mahub isegi pagasnikusse. Ja see on 30% soodustust. Ja sa ei pea seda kokku panema. Ja see oleks väga suur õnnistus mu jaoks. Ratastega. Ja. See on ju jumala õnnistus. Isegi kaugele, aga... Keerad selja ja siin samas on isegi lauaplaate. Täitsa olemas. Liiga suured ei ole või? Ei, miks? Näe, see selline. See ei sobi. Ja siis on terve hunnik neid igasuguseid. Siin on praegu üks väga ilus roheline aga ka tegelikult. Ja see maksab ainult 50% soodustus, 190 €. No tõesti on ilus. No. Nii, alumine rida on rataste rida. Ja meil on kõik vajalik nüüd olemas. Pika plaadi saame ka sealt 200-se, kusjuures see on isegi parem kui köögitasapinda kasutada, sest see maksab ainult 45 €. Võt nii. Ja siis tuleb üks selline, mis muidu maksab 139, aga all me saime selle kokku pandud. Ja eraldi tuleb siis see, mis on 89 €. Katame oma ja rattad alla korras. Tegelikult minu meelest see tool on ka päris okei. Aga inimesed ütlesid, et IKEA toolidel on nii sitad rattad. Rattaga ei ole üldse hea tegelikult, sellepärast, et Mart hakkab siis mööda tuba ringi Ei, see on hea, sest et meil on ju vaiba peal, me viitsi tõsta nii. Aga ma arvan, et me leiame Alan Tekost ilusama tooli, on ju. Kas see tool jääda siia? Jah. Ma küsisin, kas Malju tahaks enda see dušitooli, aga... Ma ei saa aru, ma mõistan, et see on cringe, aga ma väga tahaks. Tead, kui hea oleks mul jalgu see... Sellepärast mu jalad ongi nii karvad. Sul ei ole jalad karvased? Ei ole. Oh, see naerad. Ma sain haiget põlvele. Ai, näe. Teeme nüüd shortcuti. Kiirid shortcut ruttu. See on eriti laiskudele inimestele. Võtame või? Kas sa kasutad seda? Ei no, külalised mõnikord küsivad. Margol ongi põlvhaige näiteks. Mul on ka ju põlvhaige. Jah. Sul on vaja läpaka alust või? Mul ei ole, aga ma tahan lihtsalt panna läpaka sinna peale. See on telefonide jaoks, aga... Sülearvuti alus, see on voodis. See on voodisse. Tegelikult võib ainult selle osta, siis ei peagi üldse... Näe. See on õige, siia pannud läpaka. Oota, kuidas see töötab, ma ei saa aru? Nagu vaata, nagu see. Ja mis sellest kasu peaks olema? Ma tegelikult ei tea, mul ei olegi teid vaja. Sult? Tekkida ju hordide viisi dokumenti, mida meil ei ole mitte kuhugi panna. Vähemalt siis sa tänad meil. Et meil on dokumendi hoidik või? Äkki meil on seda seina peal ka midagi sükest. Meil on ju värviline pilt seal taga. Me ei saa sinna midagi kahjuks panna. Muidu oleks siin tõesti vaata, seal on tööriistud ka, et siis ei peaks üldse tehnoruumi ronimagi. See on kõik jänese tuba.
mina ütlen ära, et ma ei tea, kuidas me kõik seal üldse autosse mahutame, aga nagu Malli alati ütleb mulle, küll saab ja ma alati saan ka muidugi. Nii, 29 ja 19, ei, 19 rida, 29 koht. Ja siis ongi need, jah. Ma ütlen, jumalad on meie poolel. Let's go! Lükkad niimoodi, jah? No, jah. No näed. Ja jälle ma ütlen sulle, sa kulutasid asjatult enda hinge õhku jutuga. No ei tea, kas üldse mahuki, no kas üldse mahuki. No näed. Tead, muidu mine vaata, kui ette mu iste lükatada, ma hakkan nagu kuradi smurf sõitma sul põlve. Aga mahtus ju. Ei, muidugi mahtus, selles ei ongi küsimus. Nii, koju me jõudsime, kokku me selle paneme. Õnneks üks on koos. Tead, mis ma just mõistsin või? See vlog tuleb nii pikk ja me ei ole siia sisse pannud. Me ei rääkinud, mis meile nahaarsti juures räägiti. Ma ei ole näidanud ühtegi oma kaltsukahooli. Nii et võib-olla te ei näegi neid asju enne järgmist hooaega või episoodi. Võib-olla nii see kõik nüüd lõppeski. Võib-olla kõik nii see lõppeski. Ei, ma arvan, et see lõpeb sellega, et meil on see kontorinurk valmis. Dokumendi see haldur on laua peal ja prindin värvipabereid ja prindin dokumente. Vot seda ma prindin. Päeva esimene äpardus on see, et nagu näha, need kapid on erineval kõrgusel. Nii et ma ei tea, küll Märten midagi välja mõtleb. Mis sa mõtled seal? Joosep, seda me ei hakka siin tegema. Vaat selle peale ma ei tulnudki, et see on väga paha, kui kassid hakkavad siia saad ronida, siis kuuleb seda klõrinat iga päev. Aga ehk ei hakka. Vaadake hoopis seda. Mingi väikesel põrsal on jalg otsast lõigatud. Kurb, aga ära tuleb süüa. Väike õhtune lihavaagen meil. Väike lihavaagnake, indeed. Ja vaadake meie kontoriruumi. Kohe näitan. Mul on nüüd see ka kokku pandud. Elus esimest korda meil kodus siuke asi. Surnud sea jalg. Aga ma ütlen, see, mis meile Balti jaamast ossi minu, see oli ikka tunduvalt parem. Ma ei mäleta selle poe nime, aga seal on, kus see juurikaid asju müüakse, seal müüakse mingi Hispaania asju. Ülihead oliivid, ülihead päiksekuivatatud tomatid, aga ilma õlita. Ja ülihea see ka. Ja, aga need oliivid on ikka ka üle prahi. Nii, ja see on siis meie laud. Aga see ei ole veel valmis. Jah. Aga nüüd meil on office laud ja nii on. Ühesõnaga, side lõpp. Jah, nii et niimoodi jäigi, et ei näinud täna hauli. Ja te ei saa teada, mis meile sünnimärgi arsti juures öeldi. Võib-olla homme.